No tervist, siin Remi ja tere tulemast tagasi siis pitsaelu number 4 vist juba. Ja täna teen ma ühte enda uut lemmikut, mida ma olen pakkunud üsna tihti ka klientidele ja selleks on siis pepperoni pitsa, aga sellega ma teen siis sellise väikse muudatuse ja ma loodan, et mind on ikka ilusti kuulda. Ning ma teen ikka suure panni pitsa ja kasutan siis põhimõtteliselt 2 taignapalli. Ja pidin kliendile pitsa üle andma, aga põhimõtteliselt jah, suur panni pitsa nagu ikka ja teen siis selle taigna põhja siin ilusti valmis. Ma loodan, et mu heli ja kõik on ilusti kuulda. Nii ilusti kõik ääred teeme niimoodi paksemad, et siis on pitsa ka palju ilusam. Tõmbame selle asjad puhtaks, kuna ma hakkan siin kohe trikitama. Viskame selle eemale asja lasi. Siis katame selle panni, katame siis õliga ära. Kuna muidu see pitsa jääb sinna külge kinni ja see oleks küll eriti hea lugu. Natuke keerame kaamerat võrt nii. Ja kui ma õli ei paneks siia panni peale, siis pitsa jääks sinna kinni ja see oleks väga-väga halb. Aga nii. Nüüd tõstame selle pitsa põhja ilusti siia peale. Katame ilusti kõik need augud ära ja teeme sellised ilusad servad ka. Nii, ma peaksin endale GoPro ostma sellist videot tehaks, siis on palju parem vaadata seda, aga nii. Kõik on valmis ja siis põhimõtteliselt nüüd mul on fidget spinner valmis, ehk siis see põhimõtteliselt jääbki nüüd selliseks minutiks ajaks keerlema. Ja selle jaoks ma kasutan ühte nagu seda asja. Nüüd ma selle trikki või seda fidget spinnerit kasutame siis põhimõtteliselt pitsa tegemiseks. Et esimene asja, mis ma teen, on see, et ma panen pitsakaste, mis on ikka tavaline selline tomatikaste ja siis sellised maitseained, mida saab vabalt ka poest osta, kui soovite ise järgida seda. Nii katame selle kõik ilusti ära siin. Natuke läks lappe juba siin ääre peale, aga see on pohku. Nii, mis teine lisa, mis ma teen, on see, et ma panen siia peale natuke ka küüslaugu ja sellist küüslaugulli segu. Et see toob selle pepperoni ja sellega läheb see väga hästi kokku. Joppen puh. Nii, jätkame. Ja paneme ilusti natuke siia igale poole seda laiali, et iga pitsaviil saaks siis seda siin. Ja siis teine asi, mis tuleb juurde, on ka natukene jalapeenot. Kuna jalapeno ja selline pepperoni ja kõik see sobib üsna hästi kokku. Nii. Ja nüüd alles paneme juustu peale. Küll mõtlete, et miks ma nii teen, siis ma ei tea, nii on alati kuidagi pitsa palju maitsvam tulnud. Paneme vähem natuke juustu ka peale, sest kui ma väga palju juustu panen peale, siis nagu päris pitsa maitset ei ole sellele tunda. Nii, järgmiseks tuleb siis siia peale šampiljonid. Ja seni, kui ma neid šampiljone panen siin, te võite kommentaaris kirjutada, kas ananas käib pitsa peal või mitte. Kirjutage, kas ei käi või käib või mis iganes, et ma tahaks teada, mida te sellest arvate. Nii, nüüd on sibul, mis siia peale läheb. Või kurat. Siis paneme tomati ja siis kõige viimasena paneme siin pepperoni peale. Paneme nii, et põhimõtteliselt iga viil saaks seda natukene siin. Et pitsat tehes tulebki sellega arvestada, et kui sa lõikad pitsat, siis et iga viil saaks mingi teatud, saaks ikka kõike maitsta nagu tomatid, sibulat, siis kõik seda asja siin. Nii, sellest peaks piisama. Ja minu vastus sellele ananassi asjale on see, et ilmselgelt käib ananas pitsa peal. Ka sest iga pitsa peale, aga paljude pitsadega sobib väga hästi see kokku. Seega nii, ananas läheb siia peale. Ja nüüd pitsa kõige tähtsam asi on pepperoni vorst. Eks põhimõtteliselt tavaline suitsuvorst või midagi sellist. Nii, paneme siin oma jagu seda. Ja põhimõtteliselt iga viil saaks ikka maista seda. Ja põhimõtteliselt
valmis ta ongi selline pitsa siis. Ja siis natukene paneme siia juustu ka törtsuke peale. Sest muidu, kui ma nagu lõikan viilud ära, siis hakkan tõstma, siis see võib näiteks nagu maha vooluda või midagi sellist saab juhtuda, sellepärast see juus nagu hoiabki kõik selle siin ilusti koos. Aga nii, nüüd see pitsa läheb natukuseks ahju, selliseks 3-4 minutit ja siis võtame välja, tõstame siit ümbrisest välja ja läheb jälle mingiks 10-15 sekundiks ahju, seega näeme siis. No nii, lükkasin just pitsa ahju, aga ma tegin ühe lisa sinna. Ma lisasin poolele pitsale krevette. Ma tahan proovida, kuidas krevetid ja pepperoni kokku sobivad, et see on praegu ahjus 330-40 kraadiga. Ja nüüd see on siin mingi 5 minutit umbes ja siis ma saan selle välja võtta ja nii edasi. Nii, võtsin just pitsa siis siit vormisest välja. Näeb põhimõtteliselt pealt üsna valmis, aga kui me nüüd vaatame siia pitsa alla, üritame vaadata, siis see pitsa põhi näeb veel üsna valge välja, ehk siis toores. Seega selle lükkame me uuesti niimoodi ilusti ahju. Ja seal on umbes veel mingi 10 sekundit, 15 ja siis ongi pitsa valmis. Nii, lõudsin siis lõpuks kuju, küll palju hiljem, kui ma tahtsin. Aga põhimõtteliselt võib lahti lõigutada, siis ma pärast vaatangi, kuidas ma kõik need lisandid siia peale olen pannud, aga mul selline tunne, et kõik on korras. Et siin vasakpool on siis koos krevettidega ja ühe käega on päris halb lõigata seda. Seega perses. No nii, võtan siit, lõikasin pitsa lahti ja teen first taste'i ka siis. Et see on siis koos krevettidega ja nagu te näete, siis pitsa põhimõtteliselt püsib niimoodi ilusti käes, aga 10-10, seega esimene amps. Kui see soe oleks veel parem. Aga see on jah natuke juba maha jahtunud, kuna ma pidin jalgsi koju tulema. Seega see läks natuke halvasti. Aga nüüd võtame selle karbi. Nii on ju. Köögist tuli kustu. Koridorist tuli kustu. Ja siis jõudsin enne tuppa eest. Mul oli pitsat kuigi panna on ikka. Nii. Pitsa laua peal, aga mustasin ühe asja ikka maha. Enda koti, kus on mul jook sees.